See video räägib ühest langevarjurist, kes just hetk tagasi potsatas maa peale oma esimeselt lennult. Nagu näete, käed-jalad on kõik ilusti terved. Räägi! Mida? Kuidas oli? Väga lahe! Well, I started out down a dirty road. Started out. See ettevõtmine toimus Kuusiku harrastus lennuväljal ja mulle see koht väga meeldis. Seal oli väga ilus loodus ja lisaks nõukogudeaegsele interjöörile oli seal igavene suur hulk kõikvõimalikke lennumasinaid ja muid elukaid. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Praegu pildil oleva lennukiga viidi üles teise klubi langevarjurite seltskond. Kuno viidi hüppele 70. lõpust pärineva An-2 tüüpi lennumasinaga. Ja siin pildil on näha ka siis uks, kust nad hiljem õhus kõik välja hüppavad. And the seed may burn. Kuno oli terve päeva tohutult rahulik ja ta täitsa üllatas oma rahulikkusega, sest me ju jõudsime lennuväljale 20 minutit enne 8 ja täpselt 12 tundi hiljem ta sai oma esimesele hüppele. It's the hardest thing. Kuna see tüüp seal üleval raporteeris, et ilm sobib suurepäraselt tänaseks lennuharjutuseks, kutsutigi grupp sama torni juurde kokku ja alustati teoreetilist koolitust. Esimese osa sisuks oli laskumis- ja maandumistehnika. Some say life will beat you down and break your heart. Kuno pidi teistele näitama, kuidas ta instruktori jutust aru sai ja milline siis peab olema keha asend maandumise hetkel. For God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. What goes up must come down. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly I'm learning to fly
mitte eriti kõrgel. Ta lennatab, kuigi kindlam on vaadata Räägi siis. Ega ma ei oska midagi rääkida. Mis tunne on? Üritan hetkel veel olla võimalikult rahulik. Mitte mõelda asjale. Saad kedagi tervitada ka või? Kassi, toitke mu kassi. Isegi tea, mis kassid see. Polegi kassi. Vaik. Sa eelime rääkis? Ja. Vaik oli, jah? Jah. Mis sul seal see sertifikaadi number on? 2698. Oota. Varinumber. Varinumber oli. Terve lennu jooksul jälgite ühele poole, teisele poole, kõrval teiega ei ole teist langevõrut. Vaatate, kuhu lendate, kuidas lendate. Tuul on selline puhanguline praegu, et enne maandumist ikkagi jälgige seda, et tuul raudselt teile puhub selga ja enne maandumist tagumised lindid pea üles, et veenduda ikkagi tagumised lindid on käes ja tõmbate õladegi. Et maandumine, kukerpall, olge valmis, et langeväri jääb õhku täis, et hakkab teid mööda maad lohisema. Nagu ma ütlesin, et kõige parem siis kukerpall tõusete ülesse ja kaarega jooksete ühelt või teiselt poolt kupli ette. Kui pari hakkab mööda maad teil lohisema, siis ühe ainsa alumise tropi tõmmate kupliservani, saate langeväri kokku ja siis juba tõusete ülesse ja panete langeväri koti sisse. Whisper turning to a scream. I wish I could fly out in the blue over this town, following you. I'd fly over rooftops and great boulevards to try to find out who you really are. Mis tunne oli siis? Mis siis juhtus? Alguses, ma ei tea, mul käis, esiteks ma tegin mingi upperpalli õhus.
ma nägin kusjuures, et üks tegi uperpalli, ma vaatasin binokliga. Ma tegin kuidagi uperpalli seal, ma ei saanud aru, mis toimus. No mis siis juhtus? Mingisugune kolks käis pea mul ka kuskil vastas, ma ei saanud aru, mis nagu üldse toimus. Ja siis ma tundsin, et see väike, et see väike langevari läks lahti, eks ole. Ja siis ma tundsin, kuidas ta tõmbas mind tagasi, tõmbas mind sirgeks. Siis lugesin 1, 2, 3-ni. Muidugi see, kui sa hüppad välja, siis ei ole mitte niimoodi, et hakkad kohe lugema 1, vaid sul kõigepealt hakkad taipama, mis toimub. Ja siis loed 1, 2, 3. Ja siis läks suur langevari lahti. Nii kui see lahti oli, ennem vaata läksid ikka tuntava kiirusega alla tulid. Aga siis oli täpselt niimoodi, et rahulikult tõljud, seal vaatad, mis toimub. Siis oli juba hea rahulik mõelda läbi, et nii, mis ma nüüd tegema pean. Vaatan, langevari ilusti lahti väga ja tõmbasin need juhtnüürid ka välja, mis juhivad, eks ole, siin tuule suunas. Nii. Tõmbasin need ka välja ja siis ma hakkasin vaatama, kus see tuul on, et need tuleks ilusti selja tagant. Said sa aru ka, mida see tuul selja tagant on? Ja. Päris hästi saab aru. Siis, et see tuul pidi seal väga väike olema, aga tegelikult saab väga hästi aru. Ma vahepeal tõesti seisin ja siis ma hakkasin selle langevarriga mängima ja siis ma hakkasin kiiremini alla tulema. Ma vaatasin, et kuidas ma koperdan juba ühel tüübile otsa pärast maandudes nagu võrdlemisi kõrvale. Aga üks tüüp lendas, huvitav, mina lendasin arvatavasti tänu sellele, et ma uperpalli tegin. Lendasin ma väga kiiresti alla. Sa said nagu mingi ilge alghoo sisse vist? Ja. Suure tõenäosusega, et see langevari ei tulnud normaalselt. Ainuke ma ei tea, mille taha ma seal takerdusin või miks ma uperpalli tegin. See esimene langevari kuidagi midagi nagu... Teine asi on vaata see ka, et need samad nöörid, mis tulevad, mis tõmbavad esimest langevarju lahti. Need ju tolknevad seal ju sellest uksest välja pärast. Ja nad on võrdlemisi pikad. Kusjuures, ega sellega on väga raske juhtida. Eriti, kui sa hakkad juba sinna puude piiri peale jõudma. Siis ei juhi suurt tõesti enam mitte midagi. Aga sa said ikka aru siis, kus maal puud on? Ja. Nii hämastav, kui see ei ole, saab aru. See tuli ilgelt abiks, et lõpus kukerpalli teed. Ma eriti näinud, et siin keegi oleks teinud. Ei näinud, mina küll tegin. Jah, seal need kukkusid pots ja pots, kukkusid sirgelt maha minu meelest. Põlvede peale isegi minu meelest. Ei, mina olin nii kui jalad maad puudutas, ma tegin kohe kukerpalli. Ja siis tõusin kohe püsti ja jooksin nii-öelda, et saaks selle langevari maha, täpselt nii nagu. Kõige hullem ongi see esimene lennukist välja minek, et psühholoogiliselt sellest natuke üle saada. Et sinuga tegelikult ei juhtu midagi. Aga siis pärast seda, kui sa juba nii-öelda tuled sealt langeväri lahti, tuled rahulikult alla, siis on rahulikku aega mõelda, kuidas nüüd edasi tegutseb. Kas ületus oli suurem kui bensihüppe puhul või? Ei, enam nii suur ei olnud. Selles mõttes, et punkt number 1 bensi puhul sa näed täpselt kogu aeg, kui sa üles lähed tervet seda maailma nii-öelda. Aga siin sa näed, põhimõtteliselt ei näegi. Lihtsalt ükskord, et oled uksest väljas ja ongi kõik. Et ise ei tohi nagu paanikasse sattuda sellega, et seal ukse peal mõeldes, et kuhu ma nüüd hüppan. Et seal peab endale pähe panema selle, et ma nüüd hüppan, aga ma hüppan nüüd niimoodi, et ma teen täpselt niimoodi, nagu instruktor ütles. Kas sinu kõrguse kartus lõi ka mingi koha peal välja? Ei, tähendab, sul ukse juures olekski ääre pealt löönud. Ma korra hakkasin mõtlema sellele, et kuhu ma nüüd hüppan, aga siis ma kohe keskendusin ümber. Keskendusin sellele, et ma õigesti hüppaks. Ja see oli ka kõik. Tahan lennata